Päevi, kus on palju mõtteid, kus on palju häid inimesi, tuleb vahel kerge tühjuse tunne pärast ja küsimus, mis edasi ja millal võiks uuesti inimesi näha. Siis meil on palju häid võimalusi, need kõigepealt on teated ja üks väga hea võimalus, kus õppida tööandja käe all ja päriselt kohe vaeva näha, on meie kõrgem usuteaduslik seminar. Meil on avatud bakalaureuse ja magistriõpe ja juba aprillikuus on tulemas avatud uste päevad ja sisseastumisvõimalused. Nii et kui te lähete ka koduleheküljele kus.koguduse.ee, siis te leiate kõik selle informatsiooni. Lisaks sellele seminar pakub mikrokraadi võimalust, pakub erinevaid kursuseid ja üldiselt on niimoodi, et seminari leheküljel tasub pidevalt käia, sest seal pidevalt midagi toimub, pidevalt midagi pakutakse. Ja üldiselt pakutakse ainult häid asju, on minu kogemuses. Ja endise ka vilistlasena võin kinnitada, et KUS-i magistriõpe on suurepärane võimalus ennast täiendada ja kasvatada ka Jumala riigi töös. Aga mul on väga hea meel ka sellise siin esmakordselt välja öelda, et selle aasta juunikuus, juuni alguses on toimumas meie liidu koguduste festival Lootuse lainel Haapsalus, kus me ei ole ammu midagi teinud ja see on üks võrratult hea võimalus. Haapsalu on suurepärane koht. Läänemaa inimesed tulevad kokku, tulge mujalt ka ja see saab olema üks tõeliselt hea kogu pere festival, suurepärane lasteprogramm, teenistusi, kontserte, tegevusi, spordivõistlusi, ühesõnaga kõigile midagi, nii et pange see juba oma kalendrisse kirja. Ja kui te ei ole veel käinud seal väljas Mirjami juures, sõbralt sõbrale laua juures, nõustamiskeskuse laua juures, siis Mirjam on seal taga, ta näitab, seal on plakateid ja flyeri, mida saate kogudusse viia või viia sinna, kus inimesed võiksid näha seda olulist informatsiooni. Meil on olemas sõbralt sõbrale kristlik nõustamiskeskus, kes pakub väga häid võimalusi, väga head tuge, mida täna ka nii kogudustes kui ühiskonnas laiemalt vaja läheb. Nii et minge, uurige, võtke informatsioon kaasa ja viige oma kogudustesse. Me oleme ajas, kus suur nädal ei ole kaugel. Järgmisel pühapäeval me tähistame juba Kristuse tulemist Jeruusalemma, on palmipuude püha. Ja minu tänane tekst, millega ma tahaksin alustada meie teenistust, koor vist võib juba siia vaikselt tegelikult peale tulla, sest me läheme kohe ka tähistamise juurde, on Johannese evangeeliumist. Ja see on pärast seda, kui Kristus on kannatanud, risti löödud, on tegelikult üles tõusnud, aga tema jüngrid ei ole veel selle ülestõusmise vähega selliselt kokku puutunud ja on segaduses sellest, mis saab edasi. Võib-olla sa võid ka olla vahel segaduses sellest, mis saab edasi, segaduses sellest, mis peaks ka pärast tänast edasi saama või mis võiks meie koguduses edasi saada. Ja ma loen Johannese evangeeliumi 20. peatükist, alates salmist 19 kuni 23, me võime püsti tõusta, sest üldiselt kui koor on siin, siis ega me pärast enam istuda ei saa, seda ma kinnitan teile. Ja see tekst, Johannes kirjutab meil nii. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile, rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge, siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu teile. Nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim, kellele te iganes patud andeks annate, neil on need andeks antud, kelle patud te kinnitate, neil on need kinnitatud. Ja see on üks eriline hetk. See on ka meie koguduste reaalsus, kus me elame. Et me oleme kohtunud selle Kristusega, kes meid on läkitanud ja kes on öelnud, võtke vastu püha vaim. Ja ma panen teid valmis, sellepärast et siin peaks toimuma üks ülestõusmispüha
suurune rõõmustamine, sellepärast et see gospelkoor, Ruut gospelkoor, kes on meiega siin täna teenimas, kutsub meid kaasa laulma. Nii et see ei ole tavaline koorikontsert, kus kuulata, vaid see on Jumalarahva pidu ja meil on palju, millest rõõmu tunda, aga ma usun, et selle kaudu Jumal räägib ka oma läkitust meile. Aitäh sellise suursuguse sissejuhatuse eest ja tõepoolest ka ülestõusmispühi meie hakkame varsti tähistama ja aitäh, et me võisime täna siia tulla, sest see on meie esimene ülesastumine sellel poolaastal. Nii et suur tänu teile. Ja võite plaksutada küll. Te oleksite pidanud nägema kolmapäevast proovi. Me olime väga elevil, et täna siia tulla. Aga me näeme ka teist, me näeme, et meie koor, nad proovivad juba ennast vaos hoida, aga me näeme, et teie olete veel natukene, te ei ole veel soojad laulmiseks, nii et me teeme teiega nagu näitame, ma sain põgusalt rääkida teile, kuidas on meie kooriproovid kolmapäeviti, nii et ma küsin teilt ka nagu kooriproovis. Kuidas teil läheb 10 palliskaalal, võite oma näppudega näidata, kuidas teil praegu läheb? Täitsa ise määratlete, kuidas teil läheb? Võite ka, jätke püsti, ka teised peavad nägema, kuidas teil läheb. Ka teised peavad nägema, kuidas teil läheb. Me loome kogukonda siin. Väga hea. Teil läheb päris hästi, keskmine on päris suur. Ma näen, et naeratused tulid ka, sest te saite oma vahel juba natuke suhelda. Nüüd teine asi, mida me teeme, ikkagi käed said soojaks peaaegu, ei saanud veel, aga teeme ka suu soojaks. Teie pool saate teha pool koori ka. See on väga hea alguse harjutus. Nii, ja teie pool, te juba proovisite ka seda teha, aga teie teete ja väga hea, see pool sai ka nüüd soojaks, aitäh teile, te olete juba soojad, ma näen, te kibelete. Nüüd, mida tehakse veel gospelkooris? Kadi, ole ja tule hoida mu mikrit.
kõik läheb paremaks. Väga hea, wow! Nagu olekski. Wow, võimas, aitäh, et meiega kaasa laulate, elate. Enne saime nagu soojaks, on jah, nagu keha ja hääle natuke. Ma võtan nüüd nagu ühe sammu kaugemale veel selle. Gospelkooris ka, Ragne meile siin räägib, et kuidas ikkagi vahepeal kõik nii et kui ma tõstan rusika üles, siis paneme ka ikka ühe ja väga hea, ise ei pea rusikat tõstma, see on nagu märk. Proovime korra veel. Jahah, väga hea, ehk siis kui on meil näiteks järgmine laul Kuningas, et näiteks võib niimoodi, et seal on niisugune koht näiteks, et kellest räägin ma sul, kuningas, võite proovida, et või kuskile mujale, kuhu tundub, et võiks olla sobiv, et elage kaasa julgelt. Ma igatsen öelda, sul sõnumi tuua, et võiksid sa kuulda, mis mu hinges heliseb. Ei sõnadest piisa, et edasi anda, kui võimas on ta, kes mind on vabastanud. Armastav ja hämmastav ja põline ja pühatav, kannatlik ja andestav, kellest räägin ma sul, kuningas. Talle kuulub vastus, tooge kogu kiitus, täiuslik rahimus, kellest räägin ma sul, kuningas. Kõige elu looja, meie laulu päätsab, hõiskame su poole, kellest räägin ma sul, kuningas. Imetame su suurust, su austastame käed nüüd, ei ole su sarnast taevasega maa. Kiitust aladingi, kõik loosed kiidab, see hääle tõuseb sulle laul. Armastav ja hämmastav ja väline ja pühatav, kannatlik ja andestav, kellest räägin ma sul, kuningas. Talle kuulub vastus, tooge kogu kiitus, täiuslik ta hilgus, kellest räägin ma sul, kuningas. Kõige elu looja, meie laulu päätsab, hõiskame su poole, kellest räägin ma sul, kuningas. Kuningas, Jumal hea, minu päästja, minu kaitsja. Kuningas, minu jõud, minu kalju, minu isa. Kuningas, Jumal hea, minu päästja, minu kaitsja. Kuningas, minu jõud, minu kalju, minu isa. Kellest räägin ma sul, kuningas. Talle kuulub vastus, tooge kogu kiitus, täiuslik ta hilgus, kellest räägin ma sul, kuningas. Kõige elu loojas, meie laulu päätsas, hõiskame su poole, kellest räägin ma sul, kuningas. Kõige elu looja, meie laulu päätsas, hõiskame su poole, kellest räägin ma sul, kuningas. Kellest räägin ma sul, kuningas, 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 kellest räägin ma sul, kuningas. Tere, minu nimi on Eduard, ma olen Ruutkoguduse pastor, üks pastoritest. Ja
see, kes tegi organisatsiooni. Rõõm on olla siin koos kõigiga ja koos meie väga vahva kooriga. Aga me, nagu ka Sven Joatan ütles, et me liigume järgnevatel nädalatel erilist aega ja järgmine laul on ka osa sellest. Ja see laul räägib veest. Ja kogu gospelmuusika on seotud tegelikult, kuidas Afro-Ameerika orjad Ameerikas, kuidas orjapidamine ja kõik see ja kuidas vesi oli seal tähtsal kohal ja nimelt, kuidas veest mindi läbi selleks, et neid hajutada, neid jälgesid, et kuidas orjad said põgeneda läbi jõgesid kasutades. Ja järgmine lugu on veest läbi minna. Ja üks pool on see, et kui me selle algsõnumile mõtleme, et kuidas tuleb veest läbi minna selleks, et jõuda sinna vabaduseni, siis võib-olla vahel mõtleme sellest, kuidas see on nii evangeelne laul, sellepärast, et meil endal on see, mis on see, mis meil taga on, mis meid hoiab kinni ja see, mis meid tahab tõmmata kuskile alla ja jälitab justkui meid. Aga me peame sellest veest läbi minema, mis on selle vabaduse poole. Ja see on selle laulu üks sõnum. Teine sõnum on see, et veest läbi minek on justkui, eriti kui me räägime baptistidest, meil on see, et me kastame vee alla, on ristimine. Ülestõusmispühad, ruutkogudus, ristikogudus teevad koos ülestõusmispühad ja meil on ka ristimine seal ja kuidas see vee alla kastmine, veest läbi minek, et see on see vabaduse sõnum, see on see vabaduse otsus ja see on ka see asi, mida see lugu nüüd kannab. Jumalandatud maale, veest läbi minna tuleb veest, mis viib vabadusse, veest, mis ei sohte, meid viib me jumalandatud maale. Kuninga tütred ja pojad, koos temaga me tõuseme, just nagu vaarale Jumal lasknud rahvas läheb. Meid viisub välja ta käsi, orja rüüs, mis meid ahedab, nüüd tõstab pea meie sugu, lasku rahvas läheb. Veest läbi minna tuleb veest, mis viib vabadusse, veest, mis ei sohte, meid viib me jumalandatud maale. Veest läbi minna tuleb veest, mis viib vabadusse, veest, mis ei sohte, meid viib me jumalandatud maale. Ja pojad, koos temaga me tõuseme, just
täis lootust ja armu taeva all. On igal hommikul uus elu täis, lasu auvalanda Jeesus. Meis on rõõm, mis üle voolab, on teame kõik, et Jumal valitseb, palume sinu soosingut, o Jeesus. Ja see on see päev, mille Issand teid, rõõmusta nüüd tema nime sees. Ja see on see päev, mille Issand teid, rõõmusta tema nime sees. Rõõmusta tema nime sees. Meis on rõõm, mis üle voolab, on teame kõik, et Jumal valitseb, palume sinu soosingut, o Jeesus. Jeesus. See on see päev, mille Issand teid, rõõmusta. See on see päev, mille Issand teid, rõõmusta tema nime sees. Rõõmusta tema nime sees. Jäta see, mis juhtus eile päev, täna taas on uus meid ootamas. Jäta see, mis juhtus eile päev, täna taas on uus meid ootamas. Jäta see, mis juhtus eile päev, täna taas on uus meid ootamas. Jäta see, mis juhtus eile päev, täna taas on uus meid ootamas. Jäta see, mis juhtus eile päev, jäta see, mis juhtus eile päev, meid ootamas. See on see päev, mille Issand teid, rõõmusta nüüd tema nime sees. See on see päev, mille Issand teid, rõõmusta tema nime sees. See on see päev, mille Issand teid, rõõmusta nüüd tema nime sees. See on see päev, mille Issand teid, rõõmusta tema nime sees. Rõõmusta tema nime sees. Rõõmusta tema nime sees. Jäta see, mis juhtus eile päev, täna taas on uus meid ootamas. Jäta see, mis juhtus eile päev, täna taas on uus meid ootamas. Mis juhtus eile päev, täna taas on uus meid ootamas. Jäta see, mis juhtus eile päev, täna taas on uus meid ootamas. Aitäh, Ruut Gospelkoor. Meie rõõmustame, et te olete täna tulnud siia ja ma võin teiega koos rõõmustada. Jumala kutse on täiesti unikaalne. Täna ühes seminaris juba räägiti, et vaadake loomi, kuidas Jumal neid loonud on, kui palju põnevat ja erinevat seal on. Ja see räägib Jumala loomingulisusest ja ka Jumala kutse võib olla väga erinev. See, kuidas Jumal meid kutsub, vahel mõne jaoks on see põmm, sai millegagi pihta ja pähe ja mõnel on see pikk teekond, aga Jumal kutsub. Ja vahel Jumala kutse on palju suurem kui see, mida me oskame ette kujutada. Vahel Jumala kutse on jätta kõik maha ja järgne mulle. Mine teise ilma otsa või mine kõrval tänavasse. Aga anna ennast minu kätte kasutada. Ja mul on väga hea meel, et nüüd me saame kuulata 3 lühikest lugu. 3 lugu sellest,
miks öelda Jumalale jah, kui Jumal kutsub. Ja ma tahan siia ette kutsuda 3 väga erilist inimest, kes on meie liitu teeninud, kes on mitmeid inimesi teeninud, kes on olnud välja läkitatud ka missionääridena. Ja ma kutsun siia ette Teili Adami, kes on aastaid teeninud Kosovos missionäärina. Ma tahan siia kutsuda Jaeli, kes pikalt juba väga noorest heast läks missionäripõllule Bosniasse. Ja ma tahan kutsuda siia oma kunagise toakaaslase, korterikaaslase, aga missionäri Vahur Kobini, kes on Koma organisatsiooni kaudu teeninud palju Eesti noori. Ja minul ei ole palju öelda, aga neil on palju öelda, nii et avage oma kõrvad, oma mõtted ja ma annan sõna neile. Aitäh! Nii nagu Sven Joonatan juba tutvustas, mina olen Teili ja siis peaaegu 11 aastat elasin ja töötasin Kosovos ja nüüd, kui rääkida Jumala kutsest, siis mina olen kindla peale see inimene, kelle jaoks see kutse toimus sedasi väga pika aja jooksul samm-sammult. Ütleme nii, et juba 90ndate alguses olin ma noor inimene, mis tähendab, et praegu olen mitte enam nii noor. Ja 90ndate alguses toimus üks missionikonverents, võimalik, et Tartus, ma isegi ei ole kindel enam, ja seal küsiti, et kes tahab minna välja ja öelda Jumalale jah, ja mina mõtlesin oma peas, et igal juhul ma ei tea. Ma olen liiga vaikne ja üldse mitte nii andekas ja tagasihoidlik ja missionärid, need on sellised ägedad jutupaunikud on ju. Aga kuidagi poole käega tõstsin käe ka, et mingi selline kutse ikkagi oli. Ja siis hakkas minu teekond seda siis samm-sammult edasi arenema. Et alguses Jumal juhatas mind õppima Tartu seminari, selle ma lõpetasin ära, siis ma töötasin seal Tartus seminaris mõned aastad, sealt edasi ma liikusin Prahasse, kus ma hakkasin õppima IBTS-is ja seal IBTS-is siis ma pidin leidma oma elukutse, et mida edasi teha. See oli siis magistriõpe rahvusvahelises teoloogilises seminaris. Me olime seal abikaasaga koos ja me otsisime, kuhu minna. Ja meile pakuti võimalus mitmes kohas. Aga need kohad üksteise järel võimalused sulgusid. Uksed läksid kinni. Ja me pidime lihtsalt võtma seda nii, et kui uksed lähevad kinni, siis ei ole õige koht. Aga teadmine, et me kuskile peame minema, on olemas. Ja lõpuks pakuti meile võimalust minna Kosovosse teenima, ühineda Briti baptisti missioniga ja kui me hakkasime sinna nagu minema, kohtuma inimestega, vaatama võimalusi, siis kõik võimalused üksteise järel avanesid. Et minu jaoks nagu üks selline Jumala kutse tunnus on see, et need võimalused avanevad. Kui Jumal sind tahab kuskile saata, ta teeb need uksed lahti. Teine asi oli ka see, et kuidas varustamisega on. Nagu ma ütlesin alguses, ma olen selline vaikne inimene, eriti ei armasta avalikkuse ees esineda ja üleüldse mitte väga aktiivne. Ja mina ütlesin Jumala, et mina ei julge üksi minna. Et võib-olla oma mehega koos läheksin. Aga ma arvasin, et ega ei pruugi ju sellist meest nii naljalt leida, on ju. Tuli välja, et läks nii, leidsin küll. Kuigi ma kohe sellest aru ei saanud, et ta nii väga missionäriks hakkab, aga näed hakkas. Nii, ja missionärina elades Kosovos, teate, pole üldse lihtne elu. Kui sa elad kusagil võõral maal, võõras kultuuris, õpid võõrast keelt, muretsed selle pärast, kuidas oma väikeste lastega toime tulla, mingite uute
haiguste keskel, kui sa ei tea isegi, kus arst asub ja mida apteegis müüakse, ei ole lihtne. Aga kui sa oled koos Jumalaga, siis elu on näidanud, et samm-sammult need asjad lahenevad. Jumal saadab õiged inimesed, Jumal saadab õiged võimalused ja lõpuks kõik olukorrad lahenevad. Ja missionäri elu ei ole ka sugugi mitte see, et sa lähed ja elad kuskil soojal maal, lahedat elu ja aeg-ajalt organiseerid mõne ürituse. Üldse ei ole. Tegelikult on see päris närvesööv ja ega selleks ei saagi muidu valmis olla kui niimoodi, et sa otsustad, et koos Jumalaga saab hakkama. Sest elus tuleb selliseid olukordi ja raskusi ette, et sa elu sees ei tea, mis võib juhtuda. Aga lõpuks on ikka see, et Jumalat usaldades need olukorrad lahenevad. Ja ühel hetkel tuleb ka see hetk, kus Jumal ütleb, et nüüd võid koju minna. See juhtus ka meiega. 5 aastat tagasi juba me ikka veel harjume eluga Eestis, ma võin teile öelda. Et ega see Eestisse tulek ka ei ole lihtne pärast, pikka elu eemal. Aga ka Eestis Jumal varustab. Jumal on varustanud meid koduga, kogudusega, tööga, aidanud lastel leida sõpru ja viinud meid oma teekonnal edasi ja ma usun, et jätkuvalt viib. Ega missioonitöö ei lõppe missioonipõllult ära minemisega. Et see on pikk ja keeruline ja tegelikult ma ei usu, et kellelgi maailmas on täpselt samasugune protsess. Nii et lõpuks ainuke, kes samaks jääb, on Jumal. Et kui sa tunned, et Jumal sind kutsub, siis tegelikult Jumal hakkab samm-sammult varustama. Ja see ongi see lugu. Mina olen Teilit tundnud pool oma elu, aga ma alles nüüd sain teada, et me olime koos sellel 93. konverentsil ja mõlemad tõstsime niimoodi kätt, et okei, ma tõstan ka. Nii et kui te täna siin oma käsi tõstate, olge ettevaatlikud. Jumal võtab neid asju tõsiselt. Kui minul paluti teha nii-öelda 3 minuti lifti kõne, et miks vastata Jumalale jah, minu väga lühike vastus on, kuidas saab talle vastata ei. Tähendab, saab, aga see ei ole väga kasulik, sest lõpuks ta võidab niikuinii. Mina olin siis pigem üks nendest, kes nii-öelda sai panniga pähe, sest ma olin vaikselt tundnud huvi missiooni vastu siis alates sellest saatuslikust 93. konverentsist seal Tartus. Aga minul olid oma plaanid, kuidas minust peab saama missionär. Ja mina palvetasin ja kiitsin Jumalale oma plaane ja palusin tema allkirja. Tema koolitas mind, valmistas mind ette, aga vot allkirja ei andnud. Ja siis ühel päeval, kui mina sain aru, et see asi käib vastupidi, tema annab plaani ja mina annan allkirja, lasin oma plaani vabaks. Samal päeval ta näitas mulle Bosniat. See oli nii selge kogemus, et ma ei saanud mitte minna. Kui ma oleks sellisele kogemusele vastanud ei, siis oleks Jumal pidanud leidma ühe vaalas kala ja oksendama mu Horvaatia rannikul ikkagi välja. Ma läksin lennukiga. Aga mis mind seal hoidis ja mis mind hoiab ka nüüd? Ma olin seal kokku 17 aastat, aga samal päeval, kui Jumal näitas mulle Bosniat, ta andis mulle tootuse. Ta ütles, kui mina annan sulle ülesande, siis sellel hetkel ma annan sulle vajaliku jõu, panen oma sõnad sulle suhu ja hoolitsen su eest. See tõotus kandis mind juba mitu aastat, kui ma ette valmistasin. Ja siis ma läksin Rootsi ühte piiblikooli ja seal oli selline mäekülg, ma seisin seal üleval, vaatasin alla ja see mäekülg oli lageraiega tehtud täiesti tühjaks, kõik oli surnud. Ja siis, kui mina seda vaatasin, Jumal kõnetas mind jälle väga selgelt ja ütles, sa lähed maale, kus
külad on purustatud, inimesed on sõjas tapetud, lootus on kadunud. Mina olen nende lootus ja ainult mina saan seda neile anda, aga ma teen seda läbi sinu. Ja siis inimene enam ei kobise, vähemalt ei tohiks, vaid ta läheb. Ja mida ma saan nüüd ütelda? Esiteks, kui Jumal annab ülesande, siis ta varustab, aga mitte palju ette ja mitte ülejäägiga, vaid ta annab igaks päevaks värsket mannat. Ma läksin ükskord suure hurraaga ostma lotopiletit, sellest oli enne juttu siin, et nüüd ma saan omale lotovõidu, mis katab kõik minu järgmised 2 aasta kulutused. Sain 0 ja kogemuse, aga mul ei olnud kunagi millestki puudu. Ja kui ma olingi olukordades, kus oli seda lootusetust ikka väga palju, Bosnias siiamaani on ja läheb hullemaks, väga sageli, mina istusin seal ja mõtlesin, et mida mina siin teen? Mul ei ole neile mitte midagi anda. Mul ei ole neile töökohti anda, mul ei ole neile raha anda, mul ei ole nende majandust muuta, mul ei ole nende surnud sugulasi üles äratada kuidagi, mida mina siin teen? Ja siis tuli kogu aeg see teadmine, et sina ei teegi midagi, mina teen läbi sinu. Nii et kui Jumal kutsub, siis Jumal varustab. Kui Jumal viib su lootusetusse kohta, siis tema on see lootus. Kui sina üritad Jumala tööd teha üksi, siis see on sama hea, kui hüpata teivashüpet ilma teibata. Sa ei õnnestu. See pole nii mõeldudki. Jah, on mõnikord või sageli väga raske. Aga suuremat rahuldust ei saa olla teadmisest, et sina oled oma looja plaani järgi oma õiges kohas. Miks sa seal oled või miks just sina, see on tema asi. Aga sina oled seal, kus sa olema pead. Ja siis ta võib sind juhatada kuhu iganes. Kui ma tagasi tulin, juhatas ta mind koolipsühholoogiks. See on terve pikk omaette lugu. Aga seal toimib see sama põhimõte. Seal on ka väga palju lootusetust. Ainult Jumal saab seda anda, aga ta teeb seda läbi minu. Ja ma saan selle eest palka. Aga kõige lõppu, kui sina mõtled, miks ütelda Jumalale jah ja kas ohver on seda väärt. Mingi 6 aega tagasi ma kuulsin ühte tsitaati, mis mind väga kõnetas, kus üks teine missionär ütles, kui maapealne kuningas annab sulle isiklikult ülesande, sa võtad seda kui suurt austusavaldust. Kuidas on siis võimalik, et kui maailma kuningas annab sulle ülesande, siis sina ütled, et see on ohver? Aitäh! Minu nimi on siis Vahur Kobin. Kui keegi tahab teada, kus mina olin sellel saatuslikul konverentsipäeval aastal 1993, siis arvatavasti sõimerühmas, aga natuke minust Tallinna kogukondade liige ja minuga juhtus selline lugu, et see oli suvi 2011, ma olin noorteühenduses Koma, teenisin seal suve praktikandina, aitasime läbi viia evangeelseid laagreid ja me olime Viljandi baptisti koguduses, tegime sellist linnalaagrit ja minul oli siis selline au või võimalus jagada õhtul evangeeliumi ja ma valmistasin ette selleks, lugesin asju läbi, piiblit, palvetasin, tegin kõike, mis võimalik ja ma olin valmis selleks, et täna saab olema see õhtu. Ja meil algas õhtune teenistus pihta, noored tulid kohale, meil olid mängud, meil olid möllu, meil olid muusikat, meil oli kõike ja siis prožektori tuled läksid peale ja siis mina läksin lavale ja siis pooled noored läksid välja suitsu tegema. Ja siis minu ruum jäi väga-väga väikseks. Aga mis tol hetkel juhtus, oli see, et minu süda murdus täielikult Eestimaa ja Eestimaa noorte pärast. Et see pilt, mis mul avanes, oli täielik selline reaalsuskontroll, et see on see reaalsus, kus me oleme Eestis. Et siin on tuhanded noored, kes ei tunne Jumalat, kes ei tunne Jeesust ja kes elavad oma elu lihtsalt pimeduses, ekseldes, proovides, katsetades kõike.
kõike, mis võimalik. Ja Jumal pani midagi minu sisse selle seemne ja sellel sügisel saab siis kiire matemaatika 15 aastat siis täisajaga missioonitööst Eestimaal. Ja kui te mõtled sellele, et mida me oleme rääkinud sellest kutsumusest või kuidas see võiks välja näha, siis selline vahva raamat, Kussi raamatukogus Kristlik juht ja mentorlus räägib kutsumuse kooskõlast. 3 asja on, 3 häält, mida kuulda või mida tähele panna selleks, et tabada ära Jumala kutset sinu elus, on selleks mingi isiklik, mingi missioonitöö või midagi muud. 3 häält. See on sinu enda hääl, ehk siis sinu enda südame murdumine, sinu enda oskused, sinu enda anded, sinu enda talendid, sinu enda võimekused, pädevused. See on üks hääl. Sellest ei piisa ainult. Teine hääl on koguduse hääl, kogukondlik hääl. Mis on need inimesed sinu ümber, mis nad ütlevad? Et kas nad näevad täpselt seda sama, et kuule jaa, see tundub nii loogiline. Amen, me õnnistame ja läkitame. Ja kolmandaks, Jumala hääl. Minul õnnestus kuulda seda 3 häält ja jätkuvalt kuulen seda edasi, kui Karmeli kogudus läkitas mind välja mõnda aega tagasi. Jumala häält kuulsin ma arvatavasti siis, kui need pooled noored läksid välja suitsupausile ja see isiklik hääl täpselt samamoodi tuli järgi. Aga miks just Mission Eestimaal? Selline mees, Jakob Hurt, need, kes oli siis 10 kroonise peal, aga tegelikult ta oli kirikuõpetaja, üks esimesi kirikuõpetajaid, Eesti rahvusliku sellise liikumise eestvedajaid ja tema uskus siiralt, et Jumal on kinkinud ka eestlastele, Eesti rahvale ja neile, kes elavad Eestis oma näo, oma keele, oma kultuuri, oma tunnetuse ja oma sellise pärandi ja rikkuse. Ja oma elu lõpust ütles nii, et jääge ustavaks oma rahvale ja rahvusele, milles Jumal teil sündida on lasknud. Kui Jumal on lasknud sul sündida Eestimaal ja sul on eesti keel ja eesti meel, siis minu jaoks ei ole lihtsalt juhus, vaid see on ka kutsumus. Armastada seda maad, siinseid inimesi, kes siin elavad, kes meile külla tulevad. Ja minu selline väljakutse ja julgustus meile kõigile ongi otsida, mis on need 3 häält ja armastada seda maad. Aitäh teile! Aitäh teile, Jael, Teili ja Vahur, et te tulite ja jagasite. Te võite minna ja te olete päris pikalt saanud siin ees seista. Me tahame võtta nüüd sellise osa, kus me tuleme selle Jumala ette, kes oma kutseid annab ja kes oma lastega räägib väga selgelt. Me oleme kuulnud ka läbi päeva tegelikult, kuidas Jumal võib rääkida väga erineval moel. Ja me tahame võtta sellise aja, kus me saame üksteise eest palvetada. Nende kutsete eest, mis meil võib-olla juba on ammu antud, millest me võib-olla käime ja täidame. Võib-olla tänase päeva jooksul on mõni asi sind pannud mõtlema, võib-olla on midagi sind murdnud, võib-olla üldse mitte siin ruumis, kuskil mujal. Aga me usume sellesse, et Jumalal on hea plaan selle maa jaoks, selle maailma jaoks ja ta jätkuvalt tegutseb, ta jätkuvalt kutsub, ta jätkuvalt läkitab, ta jätkuvalt tahab õnnistada. Võib-olla ta on pannud kellegi sinu kõrvale istuma, kes lihtsalt võib sind õnnistada selleks, et sa võiksid edasi minna. Nii et võtkem sellistesse 3, 4 gruppidesse ja võtame ühe aja, kus me saame lihtsalt üksteise eest palvetada. Küsige Jumalalt, mida ta näitab, mida ta annab. Laske prohvetlikul sõnal esile tulla, kui see tuleb. Ja ka meie Pildiraadio vaatajad samamoodi. Te võite võtta ühe aja, et palves otsida Jumalat.
oi isa, me täname sind, et sa oled täna kutsunud meid siia kokku. Kedagi on toonud sõber, kedagi kõnetas plakat, keegi nägi TV7-s reklaami või kuulis raadiost, aga me tahame öelda, et sina oled toonud meid siia täna kokku. Sa oled kõnetanud meie elu. Ja me täname, et kellegi meie elu täna ei ole rohkem segamini, kui me loeme esimeses Moosese raamatus, kus maa oli tühi ja paljas. Seal oli tohuvapohu, aga sinu vaim hingas seal sügavuse peal. Ja sealt tuli esile kõik see, mille kohta Hiob oma raamatus saab kirja panna ja öelda, et kui Jumala pojad, kui inglid nägid seda loomingut, siis nad kisasid rõõmu pärast. See, mis tuli segadusest, tohuvapohust, tühjusest, oli nii võimas. Ja sa oled seesama Jumal, elav Jumal täna meie keskel. Me täname sind. Kui sa oled täna siin ja ei pea üldse ootama meie teenistuse lõppu ja ütled, et ma tahaks ka tegelikult kätt tõsta. Ma saan aru, et mind on raske tõsiselt võtta, aga see oli tõsiselt mõeldud. Või siis selle tõsidusega, mida mulle ikka meeldib tsiteerida ühte vahvat pastorit, kes ütles, et kui see ei ole rõõmus, siis see ei ole Jumalat piisavalt tõsiselt võtnud. Aga kui sa tegelikult tunned enda sees, et Jumal, ma tahan tõsta kätt. Ma tänan sind, Jumal, et sa ei kopeeri 93. aasta missioonikonverentsi. Ma tänan, Jumal, sind, et sa ei tee minust Teilit ega Jaeli ega Vahurit, aga ma tahan olla kõike seda, mida sa oled kutsunud mind olema. Siis sa võid julgelt tõsta oma käe, kas füüsiliselt või oma südames ja öelda, et issand, siin ma olen. Läkita mind. Sellena, kes ma olen. Sinna, mida sina oled unistanud. Muutmaks neid tohuvapohusid selliseks, kui inimesed ükskord tagasi vaatavad, siis nad ei räägi meist, aga nad räägivad sinust ja nad kisavad rõõmu pärast, öeldes, vau, ja vaata, see on väga hea. Täna ei saa vist ükski kõneleja astuda lavale ja mitte rääkida sellest, mis juhtus aastal 1989. Kui sa ei saanud naljast aru, siis sa ei olnud lihtsalt tänase konverentsi algusel kohal, et vaata tagant järgi. Aga 1989, see oli üks nendest kohtades, kus mina tõssin oma käe. Kõigepealt tõssin kevade alguses käe, ma olin siis 15, et ma lähen tööle kastitassijaks ja ma olen mõnes kohas seda lugu rääkinud, oli reede, ma olin kastitassija ja sellistes töökohtades tavaliselt reedel pärast 4 enam kaineid inimesi ei olnud. Olin mina, 15-aastane, tegelikult siis oli veel 14, ma sain sügisel 15, ja mu sõber, kes oli 15-aastane. Ja mul oli jama sellel päeval, sest et tuli välja, et üks suur rekka tuli veinikoormaga. Ja mina pidin õhtul ristimisele minema. Ja selleks õhtuks me olime 2 jäänud kainena alles ja meie pidime selle rekka veinist tühjaks laadima. Ma arvan, ma ei ole kunagi elus nii palju veini tassinud ja ma ei ole kunagi elus nii kiiresti seda teinud, aga see oli juunikuu 2. nädala lõpp 1989, kui mina tõssin oma käe. Mina kindlasti ei oleks oma ristimist niimoodi orkestreerinud. Ma olin ikkagi, mis sest, et pöörane, mis sest, et energiline, ikkagi baptistlikust taustast ja enne ristimist ei oleks ma veiniga midagi pistmist pistnud, aga Jumala jaoks ei olnud üldse probleemi. Ta kõigepealt tahtis, et ma näitaksin, kuidas mul läheb. Ma ei tea, mitu sõrme sa tõssid, ma tõssin 8. Aga siis ta tahab pärast seda, et sa tõstaksid käe ja ütleksid, Jumal, kuidas sinul läheb, et ma olen muidu siin ja kui on tarvis, ma olen valmis minema. Täna on nii mõnus siin ees olla, sellepärast, et mitte midagi tegelikult ei pea ütlema. Ja mina olen muidugi selline jutlustaja, ja ma võin seda pärast 1,5 tundi järjest teha. Seda mitte midagi öelda, sest nii palju head on olnud. On teil nagu sama tunne? Siin on olnud informatiivne, siin on olnud inspiratsiooni, siin on olnud seda implementeerimist, need 3 i-d. Meego andis meile 3 jotti ennem, ma ei tea, kas sul on meeles, ma panin kirja, see oli nagu võimas, mitte 3 k-d, aga 3 jotti. Me oleme jälgijad, järgijad ja jäljendajad Jeesuse suhtes. Ma andsin nüüd 3 i-d, need olid natukese rahulikumad. On mõned hetked meie elus, kus ma arvan, me kõik oleme tundnud ennast nagu see sürofoniike naine.
see midagi, mida Erki siin jagas, et vaata, kui su lähedastega midagi juhtub, sa lähed justkui Jumalaga kauplema. Ja siis sa tunned natukese midagi sellist, mida võib-olla see naine tundis, et ei ole ilus võtta laste leiba ja anda seda ju koerukestele. See koerukesed ka saavad ju söönuks nendest pudemetest, mis maha kukuvad. Aga siis on need teised hetked ja mulle tundub, et täna on midagi sellist, kus jutlustajal vahest arva seda võimalust, et poisid, Joonatan, kas korve on nagu veel või? Et teeme veel ühe korjanduse. Ei lihtsalt seda, mis üle jäi, teate seda toitmise lugu, seda on nagu nii palju, et me peaks selle nagu kokku korjama. Igal ühel meil on oma viis, kuidas me neid korjandusi teeme. Aga ma tahan julgustada, et nüüd me võtame veel ühe väikese hetke ja siis ma ütlen 20 minutit seda, mida enam ei peaks ütlema, aga ma ikkagi ütlen, mul on mõned märkmed siin ja midagi südames põlemas. Aga võta oma korv välja. Täpselt nii, võib-olla see sinu jaoks on telefon, võib-olla see on paber ja kirjuta üles tänasest mõned ülejäägid, mida Jumal täna andis sulle. Võib-olla siit lavalt mõne sessiooni läbi, võib-olla selle läbi, et täitsalt loe. Ma tavaliselt seda ei tee, aga koos selle rahvaga julgesin midagi teha. Võib-olla sellel hetkel või seal toidulaua taga või kusagil mujal korja need asjad kokku. Sest Jumal ei taha sind täna ära saada koorukestega, mõne üksiku pudemega, vaid et sa läheksid nii, nagu ma mäletan, kuidas nii toredalt kunagi meie täiesti unikaalne ja eriline pastor Vormsilt Margus Einlo ütles, et teate, kui ma loen Vana Testamenti, seda lugu, kus prohvet ütleb, too õlinõusid ja mitte vähe tühje, siis mina arvan, et kui ta oleks öelnud seda Ülo Niinemäele, siis Ülo Niinemäegi oleks kõik 200-sed tühjad vaadid Tallinnas kokku korjanud ja läinud nendega prohveti ette, sest mul on kuhu panna. Ma usun, et Jumal tahab sind ja mind täna niimoodi ära saata, nii et tänud selle muusika eest veel, võta korvid, pane mõned asjad kirja. Üks asi on tõsta käsi siis, kui sa tunnedki ennast nagu selle sürofoniika naisena, et mul ei ole mitte midagi. Öelda siis, et läkita mind. Vahest me peame siis ka ütlema. Aga teate, kui me oleme oma elus harjutanud seda praktikat, et me korjamegi korvidesse kokku need ülejääke ja tunnistame, et Jumal, sa tegelikult oled andnud rohkem ja teinud rohkem, kui ma oma kiires elus olen tähele pannud. Vau! Aitäh nende sõpruste eest, aitäh nende tervenemiste eest. Jumal, aitäh selle kõnetuse eest, millega sa mu elu puudutasid täna. Ma ei taha võtta seda iseenesest mõistetavalt. Aitäh nende paljude asjade eest. Ja kui sa oled need kokku korjanud ja oled issand ees ja öelda siis, issand, siin ma olen. Läkita mind, sest nii nagu Jael ütles, see on ka minu kogemus ja tunnistus. See, kes läkitab, see varustab. Amen. Mõni aasta läks edasi, suured tänud, ma pärast tõenäoliselt vajan veel su abi. Mõni aasta läks edasi pärast seda 1989. aastat tuli aasta 1991. Läksime oma sõbrale külla, tal oli sünnipäev ja teate, mis ta sai sünnipäevaks? Paneme selle pildi. See oli kadedaks tegev rõõm. Ei olnud midagi paremat minu ringkonnas sellel hetkel, ta sai Java, see on ülemineku Java 350 ja ta oli tõeliselt tore sõber, ta kutsus meid pärast välja ja ütles, et kuulge, lähme sõidame. Teate, kui hästi see käis. Siiamaani mul on veel see lõhn ninas, see pandi kastoorõli sinna natuke sisse. Mõned mehed te teate, millest ma räägin. Ja siis seal natuke mõned me olime sõitnud, mõned ei olnud sellega sõitnud, tehti lühikene õpetus ja mina sõitsin esimesena selline kõige mootorratturi inimene, siis oli mõni veel ja siis tuli mul üks sõber, kes ei olnud kunagi sikliga sõitnud, ta istus peale. Ta pani gaasi põhja, enne kui me jõudsime midagi öelda, ta lasi siduri lahti ja siis oli nagu multifilmis, ta tänu Jumalale ise jäi maha. Täpselt nagu multifilmis, siis sikkel pani ta alt ära, tänu Jumalale see kutt jäi täiesti terveks, see aed, kuhu see sikkel sõitis, jäi täiesti terveks. Mul oli hästi kahju sellest sünnipäevalapsest, see sikkel ise lendas pilbasteks.
see oli nagu selline, et see võttis kuid aega, enne kui see sünnipäeva kingitus taas sõitvaks sai, taas terveks sai. Kas probleem oli selles, et igavene paha mootorratas? Ma ütlen kohe, selliseid asju ei tohi normaalsed inimesed näppida. Ma arvan, see ei olnud. Tegelikult kõik see, mida see sõber kirjeldas sellest mootorratast, see potentsiaal, see võimalus oli kõik seal sees olemas. Aga mingil põhjusel see üks meie seltskonnas, see sõpradest, kuidagi arvates, et ma pean kohe võtma maksimumi, ei julenud sellest hetkest, võtta selle hetke maksimumi ja öelda, et ma proovin nii palju, kui ma oskan. Ma jaatan seda hetke, mis mul täna on ja sellest hetkest hakkab minema edasi ja vaatame, kuidas see potentsiaal hakkab minu elus realiseeruma. Ja ma arvan, see oli midagi, mis tekitas sellel hetkel selle crash'i. Vahest see võib juhtuda nende ülejääkidega, mida me oleme korvi korjanud. Mina olen selline, ma ei tea, kuidas teie, ma olen oma elus pidanud õppima hakkama saama loomulikult kurbade emotsioonidega. Mõned, kes te praegu oma südames valetate ja arvate, et mul ei ole neid üldse. Parandage meelt, on ikka. Ma olen pidanud loomulikult hakkama saama nendega, teate, mitte vähem. Ma olen pidanud hakkama saama ennast managerima ka selle excitementina. Sest kui ma siit täna lähen, siis ma täiega, no nüüd lähme vallutame selle maailma. Ja mõne päeva pärast ma olen väga tänulik Jumalale, et ma olen vist ise terve. See aed, kuhu me põrutasime, tundub ka olevat ühes tükis, aga see missioni kontseptsioon, see potentsiaal, millest seal räägiti, kõik need koorilood, need söögi jagamised Raplas, inimesed tulevad, saavad päästetud, džämm, moos ja kõik teised toiduvahendid ja siis veel see, kuidas kogu Hiiumaa ja Eestimaa on ära organiseeritud läbi Kärdla raamatukogu ja kõik need lood, eks ju. See asi ei ole mõeldud tavalistele inimestele, aga tegelikult on. Ja sellepärast ma tahan täna sulle jätta ühe asja. Einike julgustas mind siin ees ja ütles, et ega tiiger ei saa oma triipe muuta. Et no ma ei saanud tulla ilma, ma pidin midagi kaasa võtma. Mõned te teate, mis asi see on. Õige, no näed, noored inimesed ka teavad, mis see on. Vajutad nupust tööle, eks ju, ja see ei ole lihtsalt GPS, te näete, mis siin on. Siin on kirjutatud, mis asi siin oli kirjutatud? Kas keegi kiiresti nägi? Tom, aga mitte ainult, siia oli kirjutatud veel üks asi. Siia oli kirjutatud Tom. Ja kui sa täna õhtust muud kaasa ei võta, siis võta see ja ma kohe selgitan, miks. Ja ma tahan sind julgustada. Me igaüks oleme Jumala poolt loodud unikaalselt. Ja ma tean, et meil kõigil on enda sees aeg-ajalt seda konkurentsi vajadust ja seda, et me tahaks olla nagu keegi teine. Me tahaks olla midagi rohkemat, midagi enamat, midagi teistlaadset. Ja siis meile tundub, et me peame hakkama saama lihtsalt nende laualt kukkunud koorukestega. Ja kui siis issand ütleb, kelle ma läkitan, siis ma ütlen, ma ei tea, mis sa mind ikka läkitad. Mul on ainult need koorukesed. Aga kui me õpime Jumala armust koos tööd tegema iseendaga. Minu arust on see Charles Tood, kes ütles, et ainus, kellega sa pead elu lõpuni koos tööd tegema, aga teenimises oled sina ise. Sa saad vahetada meeskondi, algus neid ei ole, lõpuks nad tulevad ja teate, mis oli hea sõnum täna? EKP liidul on isegi võimalus meeskondi laenata, ausõna, sest meil on LNK, Elisa istub seal, me Jumala armust oleme viimastel aastatel pakkunud suvel sellised lastetöötiime, et kui kogudus teeb laagri ja tahate anda ka oma lastetöö meeskonnale natukesegi puhkust, siis on võimalik kokkuleppel saada see tiim, maksta natuke, nad tulevad ja teevad. Isegi meeskondi on võimalik laenata, aga lõpuks see, kellega sa oma võidujooksu lõpuni jooksed, oled sina ise. Ja mina käin. Ma võin järgmise jutlusega võtta, mul on mootorratta küünalkotis, see oli eelmise nädala ühest jutlusest. Aga see Tom tuletab meile meelde. Meil kõigil on Jumala kutsumusest antud teekond. Me kõik oleme täna kusagil. Ja sellel teekonnal, kuhu Jumal meid on kutsunud, selles punktis, kus me täna oleme, mida me peame tegema? Minema. Need 3 tähte tuletavad meile meelde. Meil on teekond, kuhu Jumal meid on kutsunud. Meil on olukord, see persoon, kes me oleme, kus me täna oleme. Aga sellele teekonnale, sealt, kus me oleme, me peame hakkama täna edasi liikuma ja minema. Üks lühike lugu, kuhu ma teid kutsun veel täna kaasa, on kirja pandud Apostlite tegude 13. peatüki esimesed 3 salmi. Nii kaua, kuni te selle lahti võtate, ma lihtsalt proovin teile natukese
pilti maalida sinna. Ega ma ei tea detailselt, kas see nii on. Umbes 20 aastat enne seda hetke, mida me lugema hakkame, on Jeesus surnud ja üles tõusnud. On olnud ajaloo kõige erilisem sündmus. 20 aasta jooksul, sealt alates need inimesed, päris mitmed, kes on jõudnud sellesse Apostlite tegude 13. peatükki, nad on tulnud välja kõige suuremast meeskonnakriisist, mis üldse on olnud. Jüngrid, kõik jõuetuks tehtud, hirmutatud, nendest on saanud need, kes igal pool maailmas tüli tekitavad, kes kogu maailma pahupidi keeravad. Selle 20 aasta sisse on jäänud 4 pühi. Ehk et see, mida Meego rääkis, et vaatasime kõik Jeesust, jälgisime, järgisime ja siis keegi sureb ära ja siis jäljendasime, ärkas ellu, et see vägi tuli meie ellu. Siis me vaatame Apostlite tegude 6. peatükki, me nägime, et ainult mitte vaesed ja õnnetud ei tule Jumala juurde. Pärast diakonite valimist ütleb sõna, palju preestreid tuli usule. 1000 inimesed tulid juudi juhid usule. Me näeme Apostlite tegude 8. peatükis, kuidas mitte lihtsalt imed ei juhtunud Tallinnas, Tartus, vaid Ida-Virumaal. Ida-Virumaal, Samaaria muutus nii, et see on üks koht, ainus koht, kus on kirjutatud Apostlite tegudes. Suur rõõm oli selles linnas. Mitte lihtsalt suur konverents, mitte lihtsalt suur kirik, vaid seal oli suur rõõm. Me näeme, Samaaria linn muutus. Oleks asi lõppenud sellega? Ei. Natukese pärast seda Jumal ütles, et nüüd tuleb Etioopia päästa. Teate, Filippus, Etioopia mehe lugu. Siis me vaatame edasi. Paganate 4 pühi. No see hetk oli kihvt, pärast seda tuli natukese klattida, nagu me siin ees kuulsime, tuli mõelda, et kas peaks oma pastorist mehel laskma presentatsiooni teha või tuleb minna teise koguduse kaudu seda projekti hakata ellu viima. Aga selleks ajaks, kui me jõuame Apostlite tegude 13. peatükki, oli tegelikult ikkagi ka paganate 4 pühi juba täiesti ikkagi enam-vähem aktsepteeritud. Oli kokkuleppele jõutud, et kuule, see asi toimib, see asi on tegelik. Antioquia kogudus on rajatud. Antioquia kogudus on jõudnud sellesse faasi ja nüüd me loeme, see on 13. peatüki esimesed 3 salmi, aga Antioquias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid. Me võiks juba siin lõpetada ja öelda, nagu meie idasõbrad ütlevad, talši niekuda. Selles kui me edasi mul on üksi alles jäänud, nagu prohvet ütles Vanas Testamendis. Siin hakatakse pihta juba sellist rikkalikku pilti joonistama. Seal oli prohvetid ja õpetajad, seal oli Barnabas, julgustuse poeg, on ju nii, kellele meile meeldiks. Seal oli Simeon, nimeks Jumal on kuulnud, keda hüütakse nigeriks. Seal oli Luukius, valgus, tõeline nagu valgustuse esile toojan, tema tõlkes nimi. Seal oli Maanaen, kes oli lohutaja nagu püha vaimu eeskuju, kes oli kasvanud üles koos Nelivürt Herodesega. See tähendab, et seal koguduses olid juba head suhted, seal olid igasugused erinevad head võrgustikud olemas. Saulus, kui need siis issandad teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud. Siis nad paastusid, palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele. Amen. Ma ei tea, kui paljudel meist on tagasi elus vaadates oma arengukavad, oma plaanid, oma igatsused, selles Excelis see sahtel, kus me saaksime nii palju linnukesi teha. Kõige suurem juhtimiskriis läbitud. 4 pühi läbitud. Samaaria võidetud, paganate 4 pühi tehtud ja nii edasi. Et tavaline, normaalne koguduse töötegija ütleks täpselt selle peale, Aleksandr Suure kompleks tuleb, et oled Põlvili jõe ääres ja nutad, sest midagi pole enam vallutada. Mida sa teeksid sellel hetkel? Ma saan aru, et see on natukese ühekülgselt maalitud pilt, aga teisalt, kui me mõtleme täna seda hetke, kus me oleme? Mis on see meie pilt? Me oleme harjunud pigem nägema ennast, selle kaanena naisena, aga ma tahan täna väita ka Eestis. Me oleme täna ikkagi selles ajas, kus nendes korvides on palju. Seesama tänane tervikliku missiooni konverents on tegelikult meie enda koguduste liidu selline nagu küsimus, Jumal, mida sa meil oled andnud? Kuidas me selles, kes me oleme ja mida me omame, me võiksime olla suurema lootuse esindajad siin ühiskonnas. Ja kuidas kõik see, mis me teeme, võiks olla moel või teisel missionaalsem. Ma ei tea, kas sa panid tähele need samad lood, mida me siin eel kuulsime. See on tegelikult nagu nii pööraselt vägev Jumala arm.
meil on inimesed, kes saavad järjekindlalt regulaarselt päästetud, mitte siis üks inimene, kes saab järjekindlalt iga pühapäev päästetud, vaid uued inimesed. Me oleme Jumala armus viimastel aastatel väikeste sammudega kasvanud. Meil on tulnud uusi kogudusi juurde. Meil on erinevaid missionaarseid projekte, mida me proovime, mida me katsetame, mille läbi me kuidagi tahame sirutuda koguduseni. Meil on olnud koguduste liidus meie haridusmaastikul, kui vaadata kogu Euroopa usulist haridusmaastikku, meil on täiesti omaette fenomenaalne imelugu, mis toimub seminaris. Meil on LNK, meil on sõbrad sõbrale, kelle kaudu me oleme saanud, kui me vaatame ajaloos tagasi, kui oli ühiskonnas kõige suurem kriis, meil oli olemas lastekodu, olemas supiköök, on olemas erinevad väljundid. Täna, kui me siin kuulsime, mis oli kõige suurem kriis, täna on tegelikult noorte vaimne tervis. Täna me läbi selle sõbralt sõbrale tahame Jumala armuse anda seda pakkumist, et on olemas nõustamiskeskus, kristlik nõustamiskeskus. See, mida Erki ütles, seda ma kuulen nii paljude pastorite seas, võiks pastor olla. Keda pole keegi öelda, kui poleks abielusid, tähendab, kui poleks abielu lahutusi. See, kui palju meil on nagu tõeliselt nagu koormat ja keerukust perekondades. Täna Jumala armu läbi meil on olemas ka nõustamiskeskuses inimesed, kes teevad kristliku paari nõustamist, mis meie ühiskonnas taustas ei ole üldse tavapärane. Ja tegelikult ma võiks seda jätkata. Mida me teeme? Apostlite tegude 13. peatükk on täna tegelikult meie reaalsus. Nemad tegid midagi. Nad istusid uuesti selle jaava selga. Ja siis, kuule, ma olen kuulnud, et selles asjas on potentsiaali rohkem. Me oleme õppinud veerandgaasiga sõitma, me oleme õppinud poole gaasiga sõitma. Ükskõik, kui palju me siin räägime, kes on tsikliga sõitnud. See tunne, kui sa suvepäeval paned käed lenksule, teed varukad lahti ja siis see soe tuul jahutab sind. Seda ei ole võimalik lihtsalt konverentsil ära rääkida. Või see, et ma olen näinud videos, kui palju on võimalik kallutada ja siis ma saan ise aru, mu oma põlv sahiseb praegu mööda asfaldit ja need rehvid tõesti kannavad. Teate, kui äge? Saad aru, eks ju, et nagu Paulus rääkis meest ja naisest, aga tegelikult ütles kogudusest ja Kristusest. Ma räägin mootorrattast ja saate aru, jutt käib kogudusest ja mis oli tööst praegult. Sest tegelikult see, kui me Jumala armus tunnistame ja ütleme, Jumal, me tahame olla nii nagu Antioquia kogudus. Kui tundub, et kõik on olemas, siis tegelikult me läheme ja vajutame selle GPS-i tööle. Me paneme selle tom-tommi repiidi peale ja küsime regulaarselt. Kas ma ikka tuletan endale meelde, kas ma mäletan, et minu teekonnaks tegelikult on olla lepitaja, Kristuse ja tema loodu vahel. Minu ülesandeks on olla selles teenimises, mida Jumal ütles, et tema igatsus Timotuse kirjas on see, et kõik inimesed võiksid saada päästetud ja tulla tõe tundmisele. Kus ma täna olen? Ma arvan, et see on tihti meie jaoks nagu üks kõige sellisem nagu välja kutsuvam koht Eestimaa koguduses. Me paneme selle GPS-i tööle. Me tahaks väga jõuda täna õhtu koju, aga me ei taha tunnistada seda, kus me täna oleme, sest mulle tundub, et see on nii ebamugav koht. Aga vaata oma korvid üle, mis sa kirja panid. Eile õhtul. Mulle nii meeldis, ma kuulsin ühte toredat lugu ja pastor Artur lubas seda jagada, et Klimov siis ta on aastaid Tapal pastor olnud ja elanud Lasnamäel. Ja nad palusid oma abikaasaga koos, et see ei ole normaalne. Tegelikult me peaksime elama minema Tapale. Sest see, et sa oled Lasnamäel ja Tapal teenimas, see, kus sa oled, sa ei saa seda teekonda nagu normaalselt läbida ja nad olid rahul olematud selle olukorraga, kus nad olid ja palusid ja juba peaaegu võtsid pangalt laenu, leidsid maja ka Tapal ja teate, mis siis juhtus? Siis rajati hoopis Lasnamäele kogudus, mille pastoriks nad said. Et nende mõte oli see, ma olen vales kohas. See, kus ma täna olen, see, mis ma täna nii-öelda teen, see, mis ma täna oman, see ei ole piisav. Aga tuli välja, et see oli tegelikult täiesti piisav. Ja ma tahan täna sind julgustada inimesena ja ka koguduse juhina ja koguduse kaasapanustaja. Jumal ei ole eksinud, see, kus sa täna oled. Need prohvetid, need Naatanaelid, need inimesed, keda me lugesime seal Apostlite 13. Nendest Jumal on teadlik ja ta ütlebki, et siin me oleme. Eestlastena see on nii rõõmutoov lause, on ju. Siin me oleme. Ja nüüd on see küsimus, kuidas ma hakkan siit minema? Kuidas on see esimene samm? Eile me olime koos alustanud või taas alustanud pastoritega ja tänasime neid, et nad on teinud meile võimalikuks ellu elada Timotuse kirja. Kui Timotuse kirja ütleb, et kui keegi
juhatab kogudust, teenib hästi väärikalt, siis neid tuleb kahekordse austusega nagu tunnustada, et aitäh, et te tulite, me saime seda teha. Ja seal on nii toredalt ühe pastori abikaasa rääkis oma loo ja ta lubas seda siin täna jagada. See sama asi, ta teab, et ta on missionäär, et ta on kutsutud lepitusametisse, ta oli just lõpetanud sellise lastetöö pühapäevakooli kursuse. Aga mida ma siis nagu sellega teen või kus ma siis olen ja siis ta tütar ütleb, aga emme, kuule, mul on väike klass, meil on klassis 6 tüdrukut, kutsu külla ja tee see praktika, see pühapäevakooli praktika meie peal ära. Kas see on nagu päris minemine või? Kas see kõlab nagu me vallutame maailma? Ja vaata tänases hetkes see on nagu selline nii ebakindel koht, et kõigepealt sa oled pastori naine, sa hakkad kellegile võõrale evangeeliumi kuulutama, siis sa kutsud lapsed enda juurde koju, mõelge õhtuleht, mida kõike kirjutada võib, eks ju, ja nii edasi. Ja siis ta ütleb, et ta seal, need lapsed tulevad, hakkab nendega tegelema ja nende laste silmad on suured. Oot, räägi veel, kuule räägi seda lugu veel. Ja nüüd nad on jõudnud sinna, et ta tütar tuleb koju ja ütleb, emme, mu klassiaeg küsisid, millal su ema meid jälle külla kutsub. Me tahame veel neid häid lugusi kuulda. Loomulikult, me keegi ei ole selle koha peal, kus oli tema, aga meil on see küsimus ja see tunnistus täna, et meil on teekond kutsutud. Me oleme isikuna, kogudustena ja liiduna, meie peaeesmärk, meie peasiht on see elada välja evangeeliumit. Oma olemise, oma tegemise ja oma sõnadega. Me oleme rääkimas terviklikust missionist. Me ei saa täna kusagil mujal olla kui seal, kus me oleme. Leiame üles need ülejäägid. See, mida Jumal tegelikult on andnud rohkem, kui me arvame, et meil on olemas. Ja küsime, mis on see samm, mida ma võin astuda, et minna edasi. Ja teate, see on põnev, nii nagu täna hommikul Kerli rääkis siin. Panite tähele, kui sa astud sealt sellest kohast, kus sa lihtsalt oled välja, sa võid Eesti noore naisena olla kiirem kui Stiig. Kas te panite tähele? Ta jõudis Londoni lennukilt enne Stiigi teise lennukisse. Ma ütlesin seda Kerile juba ennem ükskord. Kui sul on vaja ühte uut narratiivi läbi, mille rääkida Jumala vägevust, siis sa võid rääkida, kes on vähegi Top Geari näinud. Stiig ei võitnud keegi. Sa võid öelda, aga mina võitsin. See on nagu Kristus. Surma ei võitnud keegi, tema võitis. Aga see juhtub ainult siis, kui sa lähed välja selles meeles, Jumal, sa oled andnud mulle täna ülejäägid. Saada mulle üks kurb poemüüja, kelle elu eest tuleb palvetada ja saada mulle lennukisse keegi, kelle elu ma võin kuulates õnnistuseks olla. Ma ei saa kellegi teisena olla kui see, kes ma olen ja ma teen mõned sammud. Ja lõpetuseks või midagi sinnapoole. Mäletate, soojal suvepäeval paned käed lenksule, mõnus, eks ju. Kallad väga mõnus. Ja teate see, kui Jumal annab armu aeg-ajalt, et mõnedest seemnetest, mida me oma isiklikus elus või koguduse elus külvame, me näeme vilja. Ma usun väga kindlalt, et suur osa vilja ühel hetkel taevas, me märkame ja näeme, me ei saa nendest asjadest teada. Aga teate, kui sa korraga koged, et mingid väikesed asjad toimivad missionis. Mina, seesama pühapäevakooli jutlustaja, kes ma olen, eks ju, ei suuda ilma näideteta. Siis, kui teile ei jää tänasest õhtust rohkem meelde, ma õnnistan teid sellega, et iga kord, kui te autos nüüd oma GPS-i tööle panete, teil tuleb meelde, et Tom, muideks, mis sest, et see on ajalooline, lihtsalt reklaamipaus. Tom ei ole ajaloo prügikastis. Ta on enamuse meie autodes täna tegelikult OP-süsteemi sees olev üks GPS-i baasmehhanism ja ta on väga kasumlik oma äris. Ja kui sa vaatad seda, siis sa küsid, Jumal, kas ma olen teekonnal? Tänu Jumalale, ma olen seal, kus ma olen, sa kasutad mind sellisena, nagu ma olen. Kuule, mis on see tänane samm? Muideks, ma proovisin nädal aega seda Tom-Tommi osta. Kas te olete proovinud vanat GPS-i osta? Väga keeruline. Lõpuks, eile õhtul vastas üks vene mees mulle marketplace'ist, sest ta müüs seda Pirital 10 eurtsiga. Ja ma kirjutasin, et äkki homme, ülehomme, ei, mul täna õhtul vaja. Ma tulen töölt kell 9. Või tulla. Ma olin siis natukese enne 9 Pirital, ta oli tore vene meestri välja, ma ütlesin talle tere, õnnistatud õhtut, siis ta hakkas mulle kõik näitama, ei, mul on lihtsalt seda, miks sul seda siis vaja on? Ühesõnaga, ma olen jutlustaja, mul on homme konverents ja ma tahan seda näiteks kasutada. Mis näide see on? Ma mõtlesin, vau, sa oled julge mees. Ma ütlen, et sa tead, mis see on, et see on Tom. See on see, et meid kõiki on kutsutud Jumala poolt ühele teekonnale. Me kõik oleme täna selles paigas, kus me oleme ja me peame küsima, Jumal, mis on see järgmine samm, mida ma saan astuda, et olla sellel teekonnal sellisena, nagu ma olen. Ta vaatab mulle otsa.
see on huvitav mõte, väga huvitav. Mul on hea meel, et sa selle Tom-Tomi ostsid minult. Ja teate, mina tulen ära ja ütlen teile ausalt. Ma arvan, mul oli veel rohkem hea meel, et ma selle Tom-Tomi... Ta ei teinud sellel õhtul veel oma päästmispalvet ja korjandust ma ei proovinud teha. Ma ei tea, kui palju korve oleks täitunud. Ma andsin talle ainult 10 selle eest, eks ju nii. Aga miks ma seda räägin? Vaadake, need on need asjad, kui me võtame selle hetke ja ikkagi korjame need palukesed kokku, siis me hakkame varsti küsima, kuulge, kus need korve nagu veel on? Kuulge, tegelikult Jumal, sa tegutsed täna. Meie koguduse loos, ja tiiger ei saa oma neid ju triipe muuta, on ju, Einik, et mängi klaverit, siis ma suudan lõpetada. Et meie koguduse loos, Karmeli koguduse loos, kus ma tunnen pastorina, on väga eriline mees olnud Robert Jõesaar. Ta on juba igavikus ammu, ta ei olnud pastor, ta oli selline prohvetlik jutlustaja ja mõnedele ta väga meeldis, aga nagu siis saate aru, eks ju, mõnedele väga ei meeldinud. Ja tema lapsed ei tulnud selliselt Jumala juurde. Nagu me ootaksime, et mõni aasta tagasi istun seal meie valmivas kirikus ja näen, et selline, ma arvan, 75 vahva ärvasmees enam-vähem niimoodi oma abikaasaga tuleb, meil on vaata peegelklaasid, tuleb niimoodi. Ta ei näe, et ma seal olen nii armsalt niimoodi, peaaegu niimoodi. Nina vastu klaasi nühib ja siis ma teen ukse lahti ja ütlen, oi, vabandust. Ja tuleb sisse, mina teda ei tunne, ei tea, ta hakkab endast nagu rääkima, ütleb, et ma olen tegelikult füüsikaprofessor ja olen õpetaja olnud siin ja seal ja minu isa, mina ise ei ole usuinimene olnud, aga minu isa on Robert Jõesaar ja tema oli siin väga pühendunud. Ja siis ta küsib, ma räägin, ja teate, füüsik, ise ütleb, ma usklik ei ole, mida küsimuse järgi, mida mul küsib, ta hakkab nutma niimoodi. Normaalne, mitte nagu mina, normaalne Eesti mees. Hakkab nutma ja ta tõuseb püsti ja küsib, et normaalne Eesti mees, kus see korjanduse karp on? Teate, kui nõme? Ei olnud. Ei olnud. See oli see hetk, et ei olnud korjanduse karpi seal koha peal ja ta vaatab mulle otsa ja ütleb, et teate, noor mees, veider küll, eks ju, ma olen mees ja kunagi olin noor, aga ta vaatab mulle otsa ja ütleb, noor mees, ma nii tänan. Ma arvan, see on minu selle aasta kõige erilisem hetk. Mu isa elul on olnud suurem tähendus, kui ma olen osanud arvata. Ta andis oma elu ja ma mõtlesin, kas selle kõigel on väärtust. Nüüd on siin kogudus, mis kasvab, siin on noored. Uskumatud, ehitate Eestis annetajate rahaga uut kirikut. Ja ta kallistab. Naine vaatab kõrval, ütleb mulle pärast vaikselt, ma ei ole ammu oma mees sellisena näinud. Teate, see on see tunne. Ma mõtlen, kuidas see saab nii olla, et mu põlv on vastu asfaldit ja kummid kannavad. Nii hea. Selles Jaavas on rohkem tegelikult potentsiaali, kui räägiti. Ja nüüd, möödunud sügisel, hakkab käima üks sükene kift, 30+ noor, eluterve mees, laheda vuntsiga. Ikka ütleme, tere, räägime juttu, meil on ju 2 hästi püha asja kirikus, inimesed ei saa kohe ära joosta, kohvimasina ja jäetise lett. Et kui nad need asjad kätte saavad, siis neil tundub, et siis võib olla kirikus. Ja siis me küsime, kuidas su nimi on? Ja ta ütleb, et Jõesaar. Jõesaar? Ja. Minu vanaisa on Robert. Ma ei ole käinud kirikus. Aga ma tean, mu onu käis ja teda see asi kuidagi väga puudutas. Ma olen nüüd tagasi Eestis. Ma mõtlesin, et nüüd on minu kord tulla kirikusse. Miks ma seda räägin? Igal pool on omad lood. Aga mingil põhjusel Jumal on apostlite tegudes tegelikult oma kõige võimsamat läkitust, seda teekonda jutustamas meile läbi lugude. Pane praegu oma silmad kinni. Nopi veel natukese neid terasid, neid oma lugusid. Mina rääkisin Roberti lood, rääkisin eilse Tom-Tomi lood. Nopisin oma lood kokku.
mulle meeldis, Kadri, see, mida sa oma lugu jagades ütlesid, et lõpuks me saame seda teha ainult sellepärast, kui me armastame. See mõte, millega ma tänasele õhtule teele läksin ja see käis ka meie Facebooki reklaamist läbi, sa võid anda ilma armastamata, aga sa ei saa armastada ilma andmata. Me täna siin ei ole isegi kõige rohkem küsimas, kas me peame midagi veel tegema. Kas me oleme milleski võlgu, Jumal, sulle? Vaid me tahame, Jumal, tõsta oma käe ja küsida, õpeta meid rohkem armastama. Sest me teame, et kui see driver on meie sees olemas, siis ei ole küsimus, me teame, mis on meie teekond. Siis me teame, et meile saab küll sinu armust. Need, kes me oleme, seal, kus me oleme, ainult nõtruses saab vägi täie võimuse. Issand, siis me ei ole sinu juurde tulles ütlemas, et luba mulle ennem oma äri teha, oma investeeringut kokku korjata, oma vanemad matta, vaid me ütleme, siin ma olen, läkita mind täna. Ma tahan teha tänase sammu, märgata tänaseid inimesi, olla täna oma olemisega, oma tegemisega ja oma sõnadega lootuseks läkitatu. Isa, nii nagu me Kerli käest kuulsime, et sellele teekonnale sa ei ole pannud meile mitte ainult ülesanded, aga sellele teekonnale sa oled pannud ka varustuse. Ja õpeta meid täna siin ka teenistujatena, kuidas me võiksime seda pahmast tallada võimalikult lahtise suuga. Et meie enda kõht saaks ka selle seest täis. Et me ei oleks nagu vanem poeg, kes ütleb, et ma olen orjanud ja sikkugi pole saanud. Vaid me võiksime olla nagu need Jumala pojad seal Hiobi raamatus, kes vaatavad kõike seda ja hõiskavad rõõmu pärast. Sinu ligi olus vaid. Kes teavad, me saame korra laulda seda? Sinu ligi olus kõik muu saab tühiseks. Sinu ligi olus vaid. Sinu ligi olus kõik muu saab väikeseks. Sinu ligi olus vaid. Tuled oma suuruses. Tuled oma suurus, me täname, et sa tuled. Tuled oma väes, sina täidad. Täida oma hauga seepai. Tuled oma hiilguse, et su au ma näeks. Et su au ma näeks. Issand, sind me igatseme vaid. Tule oma suuruses. Tule oma suuruses. Tule oma väes. Täida oma hauga seepai. Tule oma hiilguses, et su au ma näeks. Issand, sind me igatseme vaid. Issand, sind me igatseme vaid. Issand, sind me igatseme vaid. Ja kui sa nüüd julged natukese kokku lugeda neid korve, seda peab ausalt tegema. See ei ole selline üleshaipimise koht. Kui sa loed oma korve kokku, siis mõtle uuesti. Kas ma tahan tõsta kätt? Ja mitte lihtsalt näidata, kuidas mul täna läheb,
vaid ma tahan tõsta kätt, et öelda, issand, kuidas sul läheb. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud, su patt on lepitatud ja ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes mind läheks. Ja vaata, mina ütlesin. Ma ei saa, mida Meego ütles, mida Ragne ütles, mida Valter ütles. Aga mina ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja tema ütles, mine selle rahva juurde. Issand Jeesus, siin me oleme. Sinu rahvas, sinu kogudus. Aga üle kõige sinu lapsed. Ja me täname sind, et sina oled hea isa. Sa oled tõeliselt hea isa. Ja me täname sinu armu ja armastuse eest, mis on täitnud meie elud ülevoolavalt. Issand, aitäh meile armastada sind lõpuni, olla ustavad sulle lõpuni. Ja kui sa kutsud, me tahame järgneda sulle üheskoos. Tänu ja kiitus ja au olgu sulle kõige selle eest, mida sa oled teinud, mida sa teed ja mis tuleb. Au ja kiitus olgu sinu nimele ikka igavesti. Aamen. Head sõbrad, meil on olnud suurim rõõm, minul on olnud suurim rõõm olla teiega täna sellel päeval siin koos. Ja et te olete võtnud selle aja, te olete tulnud. Aitäh teile, aitäh kogu meeskonnale, kes on selle konverentsi ette valmistanud ja kõigile vabatahtlikele, kes on kaasa panustanud. Ja me loodame, et kohtume õige pea, aga minge Jumala rahus.